Tere head inimesed! Hoolimata sellest, et kohe-kohe on väljas jõulud, on ilm selline, et mootorrattaga kannatab ikka sõita ja aeg-ajalt ikkagi tuleb ette, et mõni mootorrattur veel linna vahel on. Ja see on tegelikult hea põhjus siia aasta lõppu ära rääkida nüüd Ülo vaatevinklis see asi, mida siis mootorrattaga teha enne, kui ta jääb talvekorterisse. Nüüd on küll 3 kuud juba rattad põhimõtteliselt olnud hoiul, aga kunagi nagu ei ole hilja ja ütleme, et kui 3 kuud on nüüd alles möödas, siis aku ja bensuga võib-olla veel kõige hullemat ei ole juhtunud, aga rääkida tasub kindlasti ja kui tahad nagu kergemini kevadel mootorratast käima saada, siis tasub sellega tegeleda, mis me nüüd vaatame ja mootorratta puhul on kohe kindlasti, mis on esimesed asjad, kus ta seisab, kas ta seisab väljas või seisab ta sees. Ja kui ta seisab väljas, kas ta on katte all, kas ta on päikse käest varjul, kas sees olles on soe garaaž, kas on külm garaaž, et metallide puhul on ohtlik korrosioon ja kummidetailide puhul on siis nagu päikesevalgus on muidugi kõige halvem, kui päike otse peale paistab, tähendab, see nüüd kehtib rehvide ja kummivoolikute kohta. Et kui kellegi seisab väljas, ma olen kuskil netis pilti näinud, et lumega kaetud, lumega katmine on ka hea, aga sulaga see sulab ära, et selles mõttes, kui ta seisab väljas, tasuks katta mootorratta kattega. Siin on küsitud, et kui ma mässiks ta kilesse, nagu, et oleks hästi kindel, aga ma ütlesin, et siis juhtub selline asi, et sooja ja külma ilma vaheldudes lõpuks on see masin seal märg sees. Jah, mingi kondents ikka tekib sinna. Et kõige parem on lihtsalt katte peal ja kui ta väljas seisab parklas näiteks tasulises, et siis oleks tarvis niimoodi, et rehvid oleks varjatud päikesevalguses, sest päikesevalgus vanandab kummi väga kõvasti. No sa räägid küll päikesevalgusest, aga kuidas moodi suured külmakraadid ei mõju põhimõtteliselt nagu eriti midagi, sest et jah, päikesevalgus ja muidugi parem on, kui ta oleks kesktoe peal või maast lahti tõstetud, sest see rehv nagu vajub ikka mingil määral. Aga ilmselt neid, mis väljas seisavad, on suhteliselt vähe. Et ikkagi on garaažis ja kui garaažis seisab, siis on variandid, et ta on soe garaaž või ta on külm garaaž. Ilmselt garaažis ei ole seda päiksevalgust ilmselt. Ma lugesin Vene motoajakirjast, et sellepärast ei tasu hoida rehve rõdul. Tähendab, Eestis ilmselt see probleem puudub, et rattad võetakse neid rõdul, aga jah. Ja siis ütleme, et tavalised niisugused metallpinnad ja see on selline, see on nii ja naa, aga kõige suuremat peavalu ilmselt kevadel teeb see, kui masinile käima ja seal on 2 suuremat põhjust on üks, et on aku on surnud või et bensiinist on põlevad ained välja aurustunud. Kuidas siis mõistlikum on, kas enne talveseis või talvekorterisse jätmist oleks mõistlik panna paak täis või lasta kõik nii tühjaks, kui vähegi saab? Tähendab, mõistlik on paak panna täiesti täis, sellepärast, et mida suurem kogus bensiini, seda vähem ta rikneb. Et bensiinis on ikka suurem osa neid põlevaid ja lenduvaid aineid, et seda vaiku ja muid lisaaineid, neid on suhteliselt vähe. Et paagi peaks panema täis ja siis bensiinile peaks lisama stabilisaatorit. Et siin on üks selline stabilisaatori näide ja see on selles mõttes hea pudel, et tal on üleval on väike balloonike, kus on märgitud, kas paagis on 5 liitrit bensiini, 10 liitrit bensiini, tavaliselt on mingi 16–20 liitrit. Et siis tuleks algul siia piistada see annus seda stabilisaatorit ja siis kallatakse bensiini sisse. Siis muidugi, kui see stabilisaator on sisse kallatud... Mis ta teeb seal stabilisaator? Nimi ütleb, et teeb stabiilsemaks. Tähendab, et ütleme keemiliselt, ma ei oska öelda, mida ta teeb, aga ta kuidagi stabiliseerib, et see bensiin ei rikne või ei auru nii kiiresti, kui ta tavalistes oludes auruks ja siis peale selle stabilisaatori lisamist muidugi parem oleks, kui ta segada mingi 1–2 liitri bensiiniga enne ära, sellepärast, et otsepaaki kallates ja masin seisab, ta võib-olla ei segune nii hästi. Ja kui on võimalik, siis peale seda käivitada, lasta käia tühikäigul mõni minut niimoodi, et see stabilisaatoriga kütus jõuab toitusüsteemi. Sellepärast, et sissepritsesüsteemi puhul seal midagi välja lasta kusagilt ei ole, see on hermeetiline ja siis see stabilisaator on nii toru, pihustis igal pool.
aga kui on karburaatormootoriga tegemist, kui see stabilisaator on lisatud, siis tuleks maksimaalne oleks õige karburaatorist lasta küte välja ujukikambrist. See tähendab seda, et tavaliselt karburaatoritel kõigil on siin põhjas on selline kruvi. Ja seda kruvi ei tule mitte välja keerata, vaid see tuleb lihtsalt poolest saadik välja keerata, sest tal on selline kooniline ots on, mis selle põhja sulgeb ja siis siin all on väike toruke, tavaliselt on siin ka vooliku otsas, mis laseb bensiini välja. Kui te keerate kruvi lahti ja bensiini ei tule, siis oleks hea mingi peenikese traadiga millegagi avada, sest seal võib sodi ees olla. Ja kui see ujukikamber on tühjaks lastud põhimõtteliselt, siis see väike kogus bensiini, mis siia jääb, siis ei ole millelgi nagu rikneda. Sest see bensiin, mis siia jääb, seda on nii vähe ja karburaatoril on ventilatsioonisüsteem peal, ehk tal on atmosfääriga ühendus ja see kerged ained auruvad. Ja meie praktika näitab, et igal kevadel on meil masinad, mis ei käivitu. Ujukikambris on aine, mis haiseb selle ehitusvärvi lahusti järgi ja põlema ta ei lähe. Isegi vägisi ei lähe. Aga siin all on veel üks suurem mutter, mida sellest välja saab lasta? Sellest suurest mutrist vahetatakse tüüsi, aga kui näiteks karburaatoril puudub selline väljaaske võimalus, siis keerake see suur kork alt ära. Laske tühjaks ja pange kork tagasi. Siin on kummitihendus on all ja see ei ole mitte metallist ega mingist sellisest tuuralumiiniumist, see on sellisest segust, et kinni keeramisel olge ettevaatlik, väga kergesti võib katki keerata selle. Ja tähendab, peab sulgema kraani kindlasti, et karburaatori peale ei tule sellepärast, et on juhtunud selliseid asju, et nõelklapp lihtsalt mingil hetkel hakkab läbi laskma, vaikselt laseb ja kõige hullem asi, mis saab olla, et te lähete garaaži, haiseb bensiini järgi. Ja siis selgub, et summuti otsast tilgub bensiini. See tähendab seda, et paagitäis on, mootor on bensiini täis, summuti on bensiini täis ja siis, kui seal võib-olla üritad veel sellise olukorras käivitada, siis halvemal juhul läheb see põlema ja võib juhtuda ka selline asi, see nii-öelda hüdrauliline löök kolbidele ja igast sellised asjad, et üritage see sulgeda see bensiini peale vool igal juhul. Ja siis teine selline koht on akud. Akusid on 3 tüüpi, nagu põhimõtteliselt 3 tüüpi on niinimetatud vanema tüüpi akud, kus on hape sees, korgid on peal, hape on sees ja nende akude puhul on selline asi, et siin peaks jälgima elektrilüüdi taset. Et see oleks normis, siin on läbi korpuse näha, et see oleks normis, sest et on olnud selliseid asju, et masin veel käivitub, aga hape on kusagil siin poole peal. Ja kui see niimoodi talva otsa seisab, siis see ülemine osa, mis on kuiv, see sulfateerub ja see enam mingit mahtu ei anna. Aga siia võib siis lihtsalt juurde valada või tuleb minna uus siia, kui taset ei ole, siis tuleb siia osta bensiinijamas müüakse destilleeritud vett, sest hape ei haurub ainult vesi, et destilleeritud vett lisada tasemeni ja siis laadida see aku ilusti täis. Tähendab, akut tulekski võtta mootorrattal vähemalt klemmid maha, kui ta on soojas garaažis. Kui on külmas garaažis, siis tuleks aku ikkagi sisse tuua kas garaaži või keldrisse või kusagile, kus on ikka üle 0 kraadi. Ja siis teine variant on, mis on praegu enam levinud, on nimetatud keelakud. Siin hape aku sees seguneb keeliga, see võimaldab akut paigaldada külili ükskõik kuidas moodi. Aga põhimõtteliselt ikkagi samamoodi see aku seistes ikkagi mingi eneseli tühjenemine toimub ja kui klemme ei ole peal, siis on see aeglane. Klemmid on peal või kusagil mingi tarbija all, mis vetab veel voolu. Ja siis tuleks, ideaalne oleks muidugi iga kuu teda laadida. Aga vähemalt 2 korda talve jooksul peaks ikkagi laadima. Ja parem oleks selleks kasutada neid nii-öelda automaatlaadijaid või tarkulaadijaid või mida iganes. No siin selja taga üheks valik olemas. Siin on, tähendab, kõige nagu... Ma küsin korra vahele. Sa ütlesid, et mõistlik on akuklemmid lahti ühendada, et siis ühesõnaga ühendada akuklemmid mootorratta küljest lahti või õigemini siis mootorratta akuklemmid. Aku pealt klemmid maha. Ja siis paned selle laadijadele külge, mitte ei jäta laadimise korral ka seda akut ratta külge ühendatuks või?
No kui ka üldse ei viitsi, siis ära keera klemme maha, aga parem on, kui vähemalt üks klemm, et vooluringi ei oleks suletud, et ei tekiks seal iseenne sellist tühjenemist, aga millal laadija peale panna, see on ükskõik, kas klemmid on peal või ei ole peal, laadimine toimub ikka ühtemoodi, aga kui ta on pikaajaliselt säilitusel, siis klemmid maha. Okay. Ja selline nagu põhjalikum laadija, ütleme, täna hommikul just raadiost kuulsin, et kas teil on kodus mitu asja, auto, mootorratas, muruniiduk, et on olemas selline laadija, millel on nii-öelda resiimid. Tal on siin mootorratta resiim, siin on väiksem laadimisvool, autoresiim, siin on suurem laadimisvool ja siis on veel selline nagu igasugused muud akud. Noh, ilmselt on muruniiduk, ma ei tea, tolmuime võib-olla kellegi aku pealt, et sellega saab selliseid asju laadida ja siis on tal selline tuli, mis näitab, et toimub laadimine ja kui ta on täis, siis läheb hooldusrežiimile ja põhimõtteliselt seda küljest ei tuleks võtta. Aga noh, mina nagu ei taha mingit elektritarbijat järgi jätta, kui ta on laetud, et siis võib ära võtta, aga see on nüüd nagu selline kõige keerulisem, kus on valida variandid. No siin läkski hooldusrežiimile praegu, tähendab aku on täiesti täis. Siis on natuke lihtsam ja odavam on selline, kus režiime ei ole, aga ta näitab palju on aku, mitu volti on akul ja millise amperaasiga parasjagu laetakse. Ja siis on veel lihtsam, kus ei ole ka skeemi või seda displeid, vaid on lihtsalt tuled, et aku on nõrk, akut laetakse, aku on täis. Et järjest nagu... Ja ma vaatan, et ei ole väga kallis ka, hinnad hakkavad 41 pihta. No see teine on natuke kallim, see on 92 eurot. Ja see on rohkem asju küljes ka. Aga see on jah, sellega saab autoakusi ka laadida. Aga noh, tulles tagasi ikkagi selle minu teema juurde, selle klemmide lahtiühendamise teema juurde, et kui sul on mootorrattal signalisatsioon peal ja sa tahad tegelikult, et see valvaks ka talvehoiu ajal, siis iseenesest peaks ikkagi peale jätma. No siis oleks mõistlik panna see automaatlaadija külge ja jättagi külge. Siis ta on lihtsalt hooldusrežiimil, kui pinge langeb. Tähendab, ma pean ütlema kohe, et nende signalisatsioonidega on raudkindel see, et mingit voolu ta võtab. Et siis peab kindlasti laadima iga kuu. Et on näiteks meie paigaldame Suzukidele tehase poolt pakutavaid signalisatsioone, mille puhul me ei pea mõtlema, et ta nüüd võtab voolu või ta ei võta voolu, aga meil on käinud hoolduses masinaid, millele on pandud mingid teistsuguseid signalisatsioone ja on sattunud signalisatsioone, mis võtavad voolu. Niimoodi, et juba kui ratas nädalaga seisab, on aku tühi, et kas siis on valesti paigaldatud või mingid probleeme seal on olnud, et sel juhul võib muidugi olla laadija pidevalt peal. Sul on siin veel paar pudelit. Tähendab, need olid nüüd siis see kütus ja akud, aga tähendab nende summutid, esiamorditorud, metallpinnad, et sinna tasuks lasta peale sellist üldõli, siis Silkolaini see ProPrep, see sobib ka värvipindade katmiseks, et selle piustab lihtsalt pindadele peale, võib jätta seisma või võib lapiga nii-öelda läikima lüüa. Et see siiski kõik kriimud ja sellised vigastuskohad ta katab. Ja kumbagi ei ole tarvis kevadel eemaldama hakata või kui inimene tahab, siis loomulikult võib lapiga poleerida, läikima need asjad. Et see jah sobib ja siis muidugi natuke tuleks seda üldõli lasta ka süütelukku, sadulalukku, paagiluku auku, igale poole natukene, et seal mingit korrosiooni ei tekiks. Räägi nüüd sellest asjast ka, siin on mingisugune vahend, mida saab mootorisse lasta. Tähendab mootori sisepindade kaitseks, et ütleme tavalisel harrastusmootorrattori ilmselt see natukene jääb keeruliseks, sest selleks oleks tarvis õhu puhast eemaldada niimoodi, et sisselaske kõrid avanevad, et on vaba nagu pääs silindrisse, panna mootorratas käima ja siis tühi käigu all pihustada seda mõned sekundid iga silindri sisselaske kõrisse, et see aine satub, see õli satub siis sinna silindri ja kolvi pindadele ja kevadel teda eemaldada ei ole vaja, lihtsalt pannakse käima ja masin käib. Ja siis on kaks põhimõtteliselt erinevat arvamust, et mootorratas jäetakse seisma vana õliga, millega suvel sõideti, või uue õliga, et nagu loogiliselt võttes ja see on ka igati põhjendatud, et see vana õliga seisma jätmine ei ole nüüd õige, sellepärast, et seal on sees need põlemisjäägid, igasugused oksüdeerumised seal õlil on sees
ja halvemal juhul need isegi natukene närivad seda alumiiniumpinda. Aga õige on ikkagi niimoodi, et kui selle, ütleme, kui õlivahetusest on 1000 kilomeetrit läinud, siis ei ole mõtet vahetada. Aga kui hoolduseni on jäänud mõnisada kilomeetrit ja siis vana õliga ei ole õige talveks jätta seisma, et siis tuleks hooldus ära teha, värske õli sisse panna mootorisse ja siis sellega masin panna seisma, sest värske õli on puhas, õli ei vanane, selline mõte, et nüüd sügise panin, kevadeks on vana, selline asi ei ole, ta ei ole ikkagi piim, et ta on õli. Ja siis akud, kütused, lukud, metallpinnad, rehvid, hea oleks, kui saaks nad maast lahti nagu palju tahta, aga lihtsalt koormuselt ära. Ja rõhku võiks natuke alandada, aga mitte tühjaks lasta. Ja muidugi seesama silkopeen, et sellega võiks katta muidugi ka kummivoolikud ja rehvile võib ka peale lasta, et halba ta kindlasti ei tee. Pigem hoiab värskena. Ja. Selge pilt, aga siis ongi siit väike ülevaade tehtud ja kui kellelgi jääb veel midagi küsida, siis Ülo uks on avatud ja saab tulla sinu käest siit tarkust juurde nõudma. Ja alati. Olgu, nägemist.